Kell on 15.02 ja alustame täna oma volikogu istungit. Täna peaks olema meil 40 istung. Ja täna olete laudade taga sellepärast, et siin on tulemas suur mälumäng ja meil on väike ajaline piirang, et me peaksime selle päeva pärast. Kas kontrollime, kas mängu on? Saame ka. Nii. Teile on välja pandud päevakord, saadetud, kus on siis koos muude küsimustega 14 punkti. Kas on päevakorra kohta küsimusi? Anneli, palun. Mina küsin esimese päevakorrapunkti kohta seda, et kas see on õiguslik, sest avaldusviisanduse hetkel ei olnud volikogu alguses 1/4 volikogu liikmete allkirju. Tähendab, me oleme seda küsinud eelnevalt ja uurinud ja seadus ei sätesta, millises vormis peab olema umbusaldus avaldatud ja me eeldame, et esitatav avaldus peab olema allkirjastatav. Koks ütleb, et umbusalduse algatamine toimub volikogu istungil ja umbusalduse avaldus antakse üle volikogu esimehele siis ja avaldus lülitatakse järgmise volikogu istungi päevakorda. Ja volikogu esimehel ei ole seadusest tulenevalt õigust avaldust mitte vastu võtta. Avalduse esitamise ajal avaldus märgitud 5 volikogu liikme nimi ja 4 volikogu liikme allkiri oli all. Nimelt ühe nime taga puudus allkiri, ka puudusega avaldusele vastu võtta tulenevalt siis haldusmenetlusseadusele teda menetleda. Olgu ka teadmiseks seda, et Kaie Grüüt saatis oma SMS-iga mulle oma umbusalduse poolt oleva SMS-i ja ka allkirjastus digitaalselt, siis umbusalduse avalduse kohe, kui sekretär saatis talle vastava lingi. Ja see allkiri on meile saabunud 12. mail. Ja kui ta haldusmenetlusseaduse järgi siis näeb ette haldusmenetlusseadus, et esitatud taotlus vastu võtma sõltumatusele puududes, kui seadusega ei ole sätestatud teist. Antud juhul kohus ei sätesta teist võimalust. Avaldus tuli vastu. Nii et kõik on nagu meie järgi õieti tehtud ja ei ole alust seda nüüd siit ka välja lülitada. Kas on veel ettepanekuid, küsimusi? Kui ei ole, siis teen ettepaneku päevakord kinnitada. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Vastu? Ei hääletanud, ei ole. Nii. Kuulamegi siis umbusalduse avaldamine hariduskultuurilist komisjoni esimehele ja aseesimehele. Palun. Meie allakirjutanud volikogu liikmed esitame siis umbusaldusavalduse kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehe Anneli Oonele ja aseesimees Priit Palmetile. Miks? 2
komisjoni ehk 2 volikogu tagasi oli vallavalitsuse poolt esitatud andmed Rennar Halliku kooli kulude kohta. Seal ei olnud kõik korras laste arvuga ja rahastamine, meie kord ei näinud ette sellisel viisil rahastamist. Seda dokumenti, kus olid rahanumbrid, mis näitab seda, et selle kooli peale, ma mõtlen korvpallikooli peale, läheb meil 181 000 millegagi. See on väga suur summa, võrdluseks sama raha läheb meil tegelikult suusakeskuse peale, mis on maakonna tähtsusega. Aga siin on üks inimene ühe konkreetse grupeeringu eelistatud spordiala ja konkreetne üks spordiklubi. Me ei ole teinud kunagi mingit hanget, võib-olla keegi teeks odavamalt, paremini. Me lihtsalt võtsime, kuna kunagi Priit Palmet tõi meile selle mehe ja ütles, et nii on hea. Ja siiamaani see on olnud. Alustasime me kuludest 50 000, mis on jõudnud ligi 200. Mis ligi? See 181 000 on praegu ju COVID ajal, kui trennid ei toimunud täismahus. Tegelikult see summa oleks veel suurem. Kui nüüd arvestada, et sellel mehel on ainukesena, sellel organisatsioonil on õigem öelda, kõik meie spordiobjektid tasuta käes. Ja see on jube summa, mis ta peale läheb. Kui me nüüd vaatame arengukava, siis me leiame, et järgmised 5 aastat me peame veel teda edasi ja veel suurema summana, sest ta isu kasvab iga päev. Kui nüüd rääkida asjast, siis milles on see probleem? Kuidas volikogu saab üldse millegi üle otsustada ehk muuta rahastusmäärust, kui Anneli Oone ei anna meile informatsiooni ja seda 2 komisjoni järjest, siis volikogus lõpuks me hääletame muidugi läbi nii, nagu volikogu liikmed tahavad. Siin me räägime isakust. Ja 3. komisjonil ilmub minut enne komisjoni Anneli Oone kiri, et me ajasime asja kõik korda. Aga mille jaoks, Anneli, sa üldse selle saatsid? Kui me niikuinii hääletasime selle kõik juba läbi. Sinu jaoks on kõik suurpärane. Nii, läheme asja juurde. Sellega palun toetada meie ettepanekuid ja see asi panna hääletamisele. Ehk avaldada umbusaldust komisjoni esimehele ja aseesimehele. Aitäh! Meil on siis vastavalt protseduurile sellele tehtud otsus. Olgu siis öeldud, et hääletus on avalik. Nii näeb ette. Ja kes on siis selle poolt? Raivo. On soovi sõna? No, aga asjaosalised peaksid ka nagu sõna saama, ja? Jaa, sai. Head sõbrad, et see 181, millest Marek praegu räägib, 181 000, et ma ei tea, mis numbrid üldse on, et kus sa nagu võtad seda. Aga seda ma ei taha rääkida, sest minu teada on 56 000, mis summa on siis Rennar Halliku korvpallikoolile järgmiseks aastaks on eelarves eraldatud. Aga ma tahaksin rääkida natukene võib-olla Reformierakonna 4 aasta tagusest programmipunktist. Ehk siis seal oli meil mustvalgelt kirjas, et me toetame laste huvihariduse andmist ja me eelisarendame 2 spordiala, suusatamist ja korvpalli. Ja mis on siis 4 aasta pärast tulemus? Tõesti, heade volikogu liikmete kaasabil me olemegi teinud seda. Aitäh teile, head volikogu liikmed. Et meil on siis rahastamise korras ju sulaselgelt öeldud, et suusatamine ja korvpall on meil eelisarendatud spordialad ja nad saavadki tõesti siis koefitsiendiga 3, ehk siis nad saavad 3 korda rohkem siis ühe pea kohta raha, mis on väga teretulnud, sest enamus meie valla koolinoori
siis reaalselt käibki suusatrennis või korvpallitrennis. Ja mis on eriti oluline, et 2 klubi, Alutaguse suusaklubi, Reinar Halliku korvpallikool on Eesti ühed tugevamad klubid. Need õpilased, kes seal trennides käivad, on oma tulemuste poolest absoluutses Eesti tipus. Kas meie valla juhtkond, võib-olla ka volikogu, on seda kõike märganud? Mulle tundub, et mitte. Selles on probleem. Et nii häid tulemusi tegelikult, nii väikse raha eest saada, mis on ime. Tuletan meelde, 59 000 tuli vist see summa, jah, ma õigesti mäletan. Ja lõpetan kohe. Ma arvan, et siin saalis ei ole mitte ühtegi inimest praegu, kes oleks minuga teisel arvamusel. Et kui meie valla lapsed lähevad hommikuti kooli, koolikotid seljas, siis oleme kõik selle poolt, et neil enamusel võiks olla ka spordikott kaasas. Mitte suitsupakk taskus. Võib-olla keegi tahab seda, ma ei tea. Mina ei taha. Et minu elu põhimõte on alati see olnud, et nii spordiõpetajana kui siis vallas erinevatel ametikohtadel, et laste sporti peab toetama ja need, kes teevad sporti, need on terved ja ilusad. Ja nendest tulevad tublid inimesed tulevikus. Tänan tähelepanu eest. Aitäh. Anneli Joone, palus täna. Ma ikka võtan ka sõna, et kui niimoodi avalikult süüdistatakse. Mida ma tahan öelda on see, et komisjonis nii mina kui Priit oleme alati toetanud kõiki spordiorganisatsioone, kes tegelevad noortega. Mitte kedagi ei ole oma otsustes komisjonis kedagi eelistanud. Et muidugi ma tahakski küsida, võib-olla Marekit ja veel siin mõned alla kirjutanud, et võib-olla te oskate siis tuua neid näiteid, kus siis komisjonis esimees ja aseesimees on teinud siis otsuseid selliseid, kus me oleme, ma ei tea, siis mitte toetanud ujujaid või jalgpallureid. Et komisjon on alati toetanud kõiki. Et kui tekivad probleemid, siis need on lahendamiseks. Ja see, millele vihjas Marek, ei olnud tegelikult komisjoni koosolekule, siis tegelikult ei arutatud komisjonis mitte ühe klubi rahastamisküsimust, vaid korraga seotud probleeme ja kuidas neid lahendada. Et rahastamisküsimus ei olnud probleem. Ja see, et ma tõesti ei saatnud kohe teile siis seda vallavalitsuse poolt koostatud teksti, oli ka üks põhjus, et seal oli sellist informatsiooni, mis oli eksitav. Ja see oluline informatsioon, mis päevakorrapunkti juures oli oluline, ma teile ka saatsin. Et mina jätkan kõikide noorte organisatsioonide ja spordiühingute toetamist ka edaspidi, sest see on niivõrd oluline, et meie lastel on selline võimalus siin ääremaal ja selline lai spekter ja nii professionaalsed juhendajad, et me peaksime olema tänulikud nendele inimestele, kes tegelevad noortega, mitte rünnata, tänu millele võib juhtuda seda, et meil need võimalused lastel hakkavad ära kaduma. Sõna saanud on vist kõik, jah. Rohkem sõnasoovijaid ei ole. Nii, läheme siis eelnõu juurde ja kes on selle poolt, et avaldada umbusaldust siis Alutaguse vallavolikogu hariduskultuuri ja sotsiaalkomisjoni esimehele Anneli Joone ja aseesimehele Priit Pannetile. Palun käega märku anda. 3. Kaie Krüüts. Poolt. Jaa, olen poolt. Andrus Toss. Ei ole poolt, see ei avaldab usaldust.
4 poolt. Umbusaldus ei läinud läbi. Aitäh! Lähme järgmisele päevakorrapunkti poole. Järgmine päevakorrapunkt on siis revisjonikomisjonile ülesande andmine. Ja kuna siin on pikemalt juba olnud üleval, et MTÜ Reinar Alliku korvpallikooli on kuidas ütleme, segadused, siis leidsime, et revisjonikomisjon võiks viia läbi siis kontrolli MTÜ Reinar Alliku korvpallikooli Iisaku gümnaasiumi osa korvpalli suunale eraldatud vahendite õiguspärasuse kontrollimiseks, mis siis minu arvamust mööda võtaks ka siis hinged maha vast ja tooks välja siis need puudused või ebakõlad. Ja seoses sellega on siis ka meil tehtud otsus, et revisjonikomisjonile anda siis selline ülesanne. Kas on selle poolt? Jah, Anneli, palun. Mina tahan öelda seda, et preambulas on tegelikult vale tõlgendus siis komisjoni tööst. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjon ei vaata läbi ühtegi toetustaotlust. Ehk ma palun sellest preambulast eemaldada see lause, sest see on ebakorrektne. Haridus- kultuurikomisjon. Jah. Kas sa mõtled seda lause? Küsimus on liige liikas. Ja, aga liide oli ebakorrektne, et selles mõttes, et komisjon ei vaata ühtegi toetustaotlust, seda teeb vallavalitsus. Sel juhul peaks olema kirjutatud, et vallavalitsuse töö käigus, vallavalitsus peaks olema. Komisjon ei vaata mitte ühtegi taotlust läbi. Kas ma saan niimoodi aru, et kooliasega ei ole? Ma see osa, mis praegu kollasega on, et kas see jääb siis välja või? No võib-olla siis selle kuni ning puudub välja, sest see on ebakorrektne. Aga kas see on nii oluline? Ma võin kommenteerida ja teades selle komisjoni koosseisu ja Priit võib siin toetada, et Reformierakonna toel ma võin selle otsuse praegu ette lugeda, et kõik on korras. Sa ise ütlesid, sa alustad valimiskampaaniat siin praegu. Sa soovid nüüd parandust teha, siis... Ja ma tegin ettepaneku, siis see osa vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni töö käigus nimetatud toetustaotluste läbivaatamine ei ole läbipaistev välja jätta, sest see on ebakorrektne. Ülesannet ei ole vallavolikogu komisjoni. Siis on nii. Soovis ka sõna. See osa siis välja jätta, jah? Kas ma pean küsima siis teised, kas te olete selle poolt, et see osa välja jätta? See ei muuda asja olemust. Võib välja jätta. On vaja hääletada, ei ole vaja? See ei muuda midagi. Ei ole vaja. Selge, siis jätame selle osa välja. Nii. On veel kellelgi midagi? Kui ei ole, siis otsuse revisjonikomisjonile ülesande andmine hääletusele. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Kes vastu? Ei hääletanud. Krüüts, kuidas seda? Peab üle küsima. Krüüts poolt. Andrus? Nõus revisjoniga. Selge. Nii. Siis on otsus. Järgmine päevakorrapunkt on siis
Alutaguse valla 2021. aasta esimene lisaeelarve. Luule, palun. Lisaeelarve on siis läbinud eelarve arengukomisjoni ja hariduskultuurikomisjoni. Eelarve arengukomisjonis sai rida-realt kõik läbi käidud. Ma arvan, et olete nõus, kui ma räägin olulised asjad nagu lühidalt ära ja siis, kellel on küsimusi, siis küsib. Tingis selle lisaeelarve siis sihtotstarbeliste vahendite eraldamise muutus. See puudutab siis toetusfondi, mis kinnitati alles veebruaris peale meie eelarve vastuvõtmist jaanuaris. Sellega muutusid siis sotsiaalvaldkonna eraldatud vahendid, osad vähenesid, osad suurenesid, mitte olulisel määral. Siis eraldati nüüd riigi poolt seoses COVID-19 meile siis lisatoetuseid, mis siis olid järgmised. Tulubaasi stabiliseerimise toetus summas 75 393, õpilaste digiõppele suunatud toetus 14 411, see on siis mõeldud, läheb siis sülearvutite soetuseks koolidele, mida saab siis vajadusel lastele koju anda, kellel on vajadus. Ja investeeringu toetus 142 000, kuhu see on siis suunatud ja tingimused, ma räägin siis investeeringute tabeli juures. Siis lumerohke talv tingis selle, et kui meil oli teede lumest puhastuseks ette eelarvesse arvestatud 185 000, võrdluseks eelmisel aastal 2020. kulus 50 000, siis see 185 on juba ära kulunud ja rohkemgi 215 000 on ära kulunud lume lükkamisele ja sinna siis eelarvesse lisame 80 000, see siis katab ära selle puudujäägi ja kui juhtub lund tulema detsembris, et siis on ka vahendid selle teede puhastamiseks. Siis investeeringu toetusega on niimoodi, et sellel on sellel aastal teised tingimused, mis nüüd COVID-19 eraldati. Tingimuseks on see, et seda raha üldse, tähendab, et esimesed summad 14 411 ja siis stabiliseerimistoetus on meile laekunud. Investeeringu toetuse 142 000 kättesaamiseks riigilt peab olema siis mindud juba ehituslepingusse. Ja me peame esitama siis lepingud, hinnapakkumised Rahandusministeeriumile, et seda raha kätte saada hiljem muidugi ka siis tööde teostamise aktid. Kuna sellel aastal oli see teisiti kui eelmise aasta toetuse arvelt me veel teeme ju sellel aastal, mis puudutab Kauksi tee ja sellel aastal oli siis ka pandud sisse see lõige, et võib olla ka eelnevalt eelarves planeeritud objekt, ainukese mööndusega siis, et lepingusse ei tohi minna enne, kui siis see raha eraldamise otsus tuli. See on siis alates 1. maist on kõik ehituslepingud selle taotluseks kõlbulikud. Ja valitsuses me vaatasime, et 2 objekti, et need oleks siis, siin on näha need summad, see on mõtlemas rida, et te näete Pagari, Seltsimaja, Keskkütte. Esiteks eelmisel aastal sai see maakütte kontuur paigaldatud, nüüd läheb siis maja sisene. Hange on teostatud, seal tuleb 30 000 kallinemine ja selle maksumus läheb enam-vähem 100 000 ja selle katteks saame siis selle COVID-taotluse teha. Ja teine objekt oleks siis Mäetaguse põhikooli tööõpetuse maja fassaad, mis on lagunenud, et seda meil küll eelarves ei olnud, aga sellele me jõuame hanke teha ja töö jõuame teostada. Tähtaeg on detsember, et me saame ka selle raha kätte. Selle võrra jääb siis meil oma vahendeid teiste investeeringute jaoks. Alles, et me ei läinud seda teed, et me hakkame otsima uut investeeringut, siis see võtab kaua aega ja me ei jõua siis õigeks ajaks esitatud. Nüüd tulupoolele tuleb investeeringutes juurde siis korterite müügist raha ja tulumaa müügist. Ja veel tuli meil tulupoolele sisse ka raha nendest
liitumistasudest, mis on Mäetaguse valla poolt ja pargitagusele nagu ehitatud, et laekuvad nüüd Alutaguse vallale. See on elekter, vesi, kanalisatsioon. Seal tuleb tulu 32 000 ja need tulud siis kataksid ära selle, mis meil on kirjutatud siia Alutaguse vallamaja ja teenusekeskuse põhiprojekt. Et see puudutab siis Iisakus nende 2 maja põhiprojekti, et lähme ikkagi selle põhiprojektiga edasi. Siis on kergem minna projektidest raha taotlema nende ehituse käivitamiseks. Siis põhikooli tööõpetuse maja fassaasist ma juba rääkisin, see läheb siis sellega. Vastnarva linnuse sisehoovi korrastamine. Sellele tuleb siis katte 5000, see on siis riigieelarveline toetus, niinimetatud katuse raha. Selle maksumus on pandud siis, et läheb maksma 14 000. Vastnarva külaplatsi pikniku ja mänguala rajamine, projekti toetuse positiivne otsus on olemas, toetus tuleb 32 000. See objekt läheb maksma 45 000. Nüüd Illuka päikesejaamaga on selline lugu, et miks teda ei olnud varasemalt eelarves, mis siia tuleb nüüd juurde. Ma kirjutasin ka lahti siin, et tuleb siis päikse elektrijaama järelevalve, liikumistasud 12 000. Ja siis selle ehitaja ProSolari viimane makse, mis tööd ongi siis kõik need liideste ja ühenduste loomised. Et tegelikult oli ehitaja valmis detsembrikuus ja ma eeldasin, et me saamegi selle makstud jaanuaris. Aga kuna neid päikeseelektrijaama ehitamisi tuli seoses selle toetusega nii palju, et Eesti Energia ei olnud võimeline neid ära tegema, siis ta on nüüd, minu meelest nüüd ta peaks saama alles viimased liidestused tehtud. Et sellepärast tuleb ta nüüd sellesse aastasse, selle võrra jäi meil eelmise aasta eelarvest raha nagu üle. Ja siis on 2 objekti, mis on nüüd sellest maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme selle matta toetuse programmist saanud positiivse otsuse. 2 objektile siis tuleb siis slipi ja sellega seonduva taristu rajamine Alajõel. Toetus on 27 750 ja maksumus 42 000. Ja teine siis on sadamatankla rajamine rannapunkti ja sadamasse. Toetus 18 750 ja maksumus siis 28 000. Ja viimane siis Vastnarva sadam, mis saab valmis. Sadama infrastruktuur, teeparklad, trassid, elekter kokku pandud enam 50 000. Ja viimane rida on siin sees sellepärast, et kui me tegime eelarvet, siis oli veel soetamata Kauksi rannahoonesse kogu see inventar ja mööbel. Me eeldasime, et köögimööbel, mina eeldasin, et ta tuleb nagu komplektina saab arvele võtta. Nüüd tänaseks päevaks on kõik mööbel soetatud ja mitte asi sellest ei klassifitseeru põhivarana. Ja ei ole mõtet neid ka komplektina võtta, siis on hiljem raskem nende mahakandmised ja need, et lihtsalt see raha, siin oli investeeringusse nagu plaanitud Kauksi rannahoone meil investeeringute all. Ta läheb üle majandamiskulusid, vähendab investeeringuid ja suurendab siis majandamiskulusid. Ja siis meile laekus veel ka raha Päästeametilt tuletõrje, see on siis kodud tuleohutuks programmis, selle me suuname eelarvesse, oma osalus oli meil olemas. Sellega saavad 7 kodu omale siis korrastatud küttekolded ja rohkem suuremaid muudatusi, nagu siin ei olnud. Ülejäänud on kõik koolidel ja kultuuriasutustel on nende enda taotletud projektirahade suunamine. Kas jäi kellelgi nüüd küsimusi midagi? Millegi suhtes siis? On küsimusi? Õige aeg küsida. See kord suht väike lisaeelarve. Tuleb veel kindlasti üks lisaeelarve, mis tuleb septembris. Oktoobris on nagu valimised, siis me nagu enam ei toimeta, et siis haridusasutused, seda ma mainiksin veel, et kuna nüüd haridusasutused olid digiõppel, koolidel jäi ju elektrikulu kulus vähem, samuti vesi, ma näen eelarvetest vee ja kanalisatsioonikulu ja väljasõitude ja need asjad, et seal jääb kokkuhoidu, aga me ei läinud praegu seda teed, et me hakkame neid nüüd muutma või vähendama, sest hetkel nagu sellest vajadust ei ole.
Kui nüüd midagi muutub ressursitasudega, ilm on nagu meie poolel, et pombatakse kaevandusest kogu aeg. Et siis me selle vähendamise teed ei lähe, pigem saavad siis, kui tuleb ettearvamatuid kulusid koolidel või lasteaedadel, et siis kooskõlas vallavalitsusega saavad nad teha oma need väiksed remondid või selle järele jääva rahaga või soetada vajaduspõhised asjad, et jah, seda teed me ei läinud, et praegu vähendame. Küsimus on. Ma lihtsalt majanduskomisjonis netiühendus katkes lõpupoole ära ei kuulnud, et see Rannabunger ja sadamas see tankla, kes seda opereerima hakkab või kus kohta tuleb sinna? Lugu mina tean. Kas Tauno on Skype'i teel neti juures praegu? Tauno. Kas Tauno oled sees või? Ta on notari. Jaa, olen sees, Liina. Palun räägi meile veel kord siis see küsimus üle, mis oli eelarve majanduskomisjonis Rannabunger ja tankla opereerimisest ja slipist. Hästi, et me oleme siis niinimetatud MATA programmis, maakonna programmis siis Toila ja Narva-Jõesuga koos nende väikesadamate projektis, kust on siis Alutaguse vallale toetus tulemas 62 000 eurot ja 2 objekti, mis on siis Ala ja Slip ja teine oli algul Rannabunger ja Slip, aga Rannabunger ja Slipi asemel vahetab välja tankla. Kuna Tamme Toomas, kelle kasutuseks Slip ja kuna kalaliidrist saadud ala, siis oma selle aia ja värava nihutama oma sadamahoone poole, nii et Slip jääb avaliku kasutusele. Ja selle kohta tuleb muidugi sõlmida ka see leping oma vahel. Täna on suuline kokkuleppe ja investeering sinna saab toimumata ainult pool, kui see omalik kokkuleppe. Mis opereerima hakkab? Opereerima, selles ei ole praegu niimoodi kokkulepet, et see on hilisem kokkulepe siis. Ja, et rahakomisjonis ei olnud sellest juttu. Ma avastasin eile valla kodulehelt, et on üks põnev hange, turundushange Kauksi kohta, Kauksi selle piirkonna kohta välja kuulutatud, et kas see ei lähe selle lisaeelarve alla, on ta praegu kuskil eelarves, et seda nagu Priit on selles samas projektis, mis Kauksi promenaad ja rannahoone, seal ühe nagu toetuse rea peal rahastatavana, see oli 25 000 eurot selle rea. See on eelarves, jah. Anneli, lihtsalt märkus komisjoni esimees, et praegu need kõik COVID-investeeringud on läinud objektidele, mis tegelikult ei ole seotud haridusega sotsiaalvaldkonnaga. Et me alustasime komisjonis seda, et milline on tegelikult meie siis avalike asutuste, eelkõige asutuste ventilatsioon. Kuna on tulevad uued õpped, vajadusinvesteeringuteks, ehitusteks, et ka vallavalitsusele siis nagu märkuseks, et tegelikult tuleks seda kaardistada ja komisjon ootab ka selle kohta informatsiooni ja kui tehakse järgmist lisaeelarvet, et nende küsimustega arvestatakse, et mis tegelikult siis meie haridusasutusel vajadus, et need sügiseks oleks paremini valmis õpped olnud. Nagu Kai tookord ka vastas, et meil on tegelikult ju nende CO2 mõõturite arve juba saabunud, arve on kinnitamisel, nad saavad koolidele, koolid saavad siis oma olukorda nagu kaardistada, kuidas, millistes klassides. Selge on see, et selle rahaga, mis meile eraldati 142 000, et sellega ei parenda, ei remondime ühegi kooli ventilatsiooni ja kui siis sealt tuleb see nüüd vajadus septembrikuu lisaeelarvega, siis on juba teised arutelud, sest ma tulen ka ju septembris eelarvestrateegiaga.
Et muidugi jah, see riigi suund oli samamoodi nagu eksitav, kui riik selle raha eraldas, siis olid suured, Sotsiaalministeerium töötas välja ka suured kirjad, et kuhu siis seda tulubaasi stabiliseerimise toetust, mis siis meil 75 000 nagu on, et sotsiaali poolele nagu suunata. Rahandusministeeriumi infopäev ja siis öeldi meile kõigile alla, et seda tulubaasi stabiliseerimise toetust, et ärge seda kuhugi suunake, sest lugu on selline, et Maksuamet on nüüd eksinud 4 kuu jooksul, jaanuar, veebruar, märts, aprill, tulumaksu eraldamine omavalitsusele, millest tulenevalt on kõikide omavalitsuste füüsilise tulumaksu isiku tulumaksu laekumine üle Eesti väga heas seisus. Meil on ta natuke rohkem laekunud planeerinud. Ja kuna see eksimus tuli sellest, et teise ja kolmanda samba pensionisamba väljamaksetelt tulumaks, mis kinni peeti, eraldati ka kohalikule omavalitsusele, aga ta ei pidanud meile tulema. Juunikuus antakse meile teada siis see summa kõikidele. Linnadel on see kindlasti väga palju suurem. Ma loodan, et meil ta väga suur ei ole. Et ma hetkel küll seda tulumaksu laekumist ei vähendanud selle eelarvega. Et juunikuus antakse meile teada, palju meil siis seda laekunud tulumaksu tagasi maha võetakse. Sama lugu oli ka selle alguses ju öeldi, et tuleb see koolide haridusasutuste ventilatsiooni parandamiseks 142 000. No, tegelikult on kirjutatud, et võib kasutada ükskõik milliseks investeeringuks. Põhilised tingimused toodi välja ja eks siis saadi hiljem ka seda aru, et sellest ei parenda, selle rahaga ei parenda ühegi. Võib-olla linn nagu parendab seda, kui inimesi on rohkem ja kus summa tuleb, et ta saab ühel asutusel teha. Meie ei saa selle rahaga isegi ühel asutusel midagi muuta. Et põhiline, et me selle raha kätte saame, siis meil ju selle võrra jääb ju omavahendeid alles, millega me siis eelarvestrateegiaga saame suunata siis tulevasteks investeeringuks, on siis haridusasutused ja siis mul on veel palve, et Anneli, sinule ka hariduskultuurikomisjonis, et kui sul on ettepanekuid järgmise aasta, järgneva 4 aasta investeeringutesse, siis esitaksite need oma ettepanekud volikogu liikmena, et ma hakkan teda kokku kirjutama. Võib-olla ma jõuan ka juunis korraks tulla juba eelarvestrateegiaga, juulis te puhkate. Või siis tulen augustis ja septembris peaks selle kinnitama, et siis on ta enne avalikult üleval ka ja saate ka oma ettepanekuid teha. Põhiline on muidugi 2022 aasta siis, et me saaksime need kirja sinna. Aitäh. Küsimustega on siis ühel pool. Vastavalt Alutaguse valla 2021. aasta eelarve ja vastavalt siis määruse lisale 1 ja 2. Kes on selle poolt? Palun väga märkida. Vastu? Ei hääletanud? Andrus? Poolt. Poolt. Järgmine päevakorrapunkt. Alutaguse haldus OÜ poolt võetavate kohustuste tagamine. Luule, palun räägi meile. See sai minule ette kanda, kuna vallavalitsus esitab volikogule siis edasi selle Alutaguse halduse taotluse. Ma nüüd vaatasin eelnevalt, selle teksti olete läbi lugenud, tähendab, paluvad nad siis 240 000 pikaajalist laenu ja 60 000 lühiajalist. Selle põhjus on siis see, et ka seda tabelit siia ma loen siit ette, et kogu see Tudulinna vee- ja kanalisatsiooni projekti maksumus on siis 1,24 miljonit. Sellest siis finantseerib KIK 582 000. Valla osalus valla eelarves on 424 000. Sellest me oleme eelmisel aastal juba 352 tasunud Alutaguse haldusele. Sellel aastal saavad nad meilt veel siis 72 000. Ja edasi jääb nüüd nende oma osalus, mis on sellest projektist siis 237 824, mille katteks ongi siis see pikaajaline laen mõeldud. Et see toimib siis niimoodi, et kui nad saavad ehitajalt arve selle objekti kohta, siis Alutaguse haldus peab oma vahenditest ära maksma kõigepealt oma osaluse summa,
ja käibemaksusumma, siis ta saadab selle arve KIK-i ja KIK tasub otse siis ehitusettevõtjale oma osa. Ja et seda siis tagada, siis nad tahavad laenu võtta niimoodi, et mitte ei minda nüüd laenu taotlusele, et võtavad pank, kannab kohe üle 240 000, vaid kui laekub ehitusmakse arve, see laenuleping saab olema selline, et kui laekub ehitusmakse arve, nad saadavad selle panka ja pank selle osas siis kannab nendele raha, vajaduse põhine, selle laenu küsimistest, mis Alutaguse haldus saatis 3 pankale, ka see, et Alutaguse haldus ei kohustu pangalt võtma 240 000, tähendab, see summa võib jääda väiksemaks, nii palju, kui tal seda vajadust on, nii palju, kui ta siis küsib. Siis infoks nii palju, et hetkel on aastane laenukoormus siis Alutaguse haldusel 61 900 ja see laenukoormus kestab siis, praegune laenukoormus kestab siis ühe laenu osas detsembrini 2023 ja teise laenu osas aprillini 2023. Et siit tuleks siis aastane laenukohustus 10 aasta peale, kui nad võtavad, kogu summa tuleb 24 000. Et selle summa osas on nad võimelised seda laenu siis tagasi maksma. Praeguste laenudega on nad hästi toime tulnud. On siis 2 laenu, üks on siis Iisaku majanduse poolt võetud siis laen, mis on siis Iisaku hakkekatlamaja ehitamiseks ja teine on Danske pangast võetud Mäetaguse biokatlamaja ehituse laen. Et vallavalitsus nagu on valmis garanteerima, kui volikogu seda lubab, sest näha on, et nad selle laenu tasumisega jänni ei peaks jääma. Aga vallavalitsus annab selle garantii neile siis, kui on saabunud, tal ei ole veel saabunud vastuseid pankadelt tingimuste kohta, annab siis parima pakkuja pangale. Küsitud on Seebilt, LHV-lt ja Swedist. Aga paraku jah, pangad nii ruttu ei toimeta, et nad nüüd oleksid kohe tagasi saadnud. Kas on küsimusi? Kas ühtegi pakkumist ei ole tagasi saadetud? Ei ole veel tulnud. Aga vallavalitsus enne ka ei saa seda väljastada, sellepärast, et nad peavad nõukogu peab need pakkumised meile siis esitama, enne kui me garantii kirja. Tõenäoliselt ikkagi Seebilt on pakkumist küsitud, kui see enne oli Seebi nimi oli sees, eks. Et lihtsalt ma küsisin, pakkumist ei olnud küsitud, ta oli lihtsalt konsulteerinud Seebiga, et kas niimoodi saab, kuna Seeb on nende kodupank, tähendab nemad omad arveldused, olulised arveldused, arvete tasumised ja need kõik toimetavad läbi Seebi. Vabandust, aga mina ei näe küll põhjust, miks pärast ei võiks küsida ka teistelt pankadelt veel, selles mõttes, et ega siin antud juhul ju on küsimus parimast pakkumisest. LHV-lt ja sellelt Seebilt, võib-olla LHV pakub, me ei oska öelda. Sest võib samamoodi ka Koobilt küsida, või ma ei tea, või tänasel päeval on Rahandusministeerium ka mõne panga käest küsimise ära keelanud või ei ole või? Ma ei ole seda täpsustanud, kuna see on rohkem nagu nende... Majanduskomisjonis oli sama jutt, et võtta siis ikkagi 3 pakkumist vähemalt ja selle vähendamise vastu ei ole. Ja tulenevalt sellest siis on ka siin see parim pakkumine pandud, et need ei tule. Et nad saaksid siis, ei peaks ootama juuni lõpuni. Nii, on veel küsimusi? Ei ole, siis meil on selle kohta otsuse eelnõu. Alutaguse haldushuvi poolt võetava kohustuste tagamine. Kes on siis selle poolt? On väga märku anda. Selles tekstis, nagu siin sinisega on siis kirjutatud, pandud siis. Ja siin on siis, see on nii tähtis dokument, et koosseisu pealt enamus olema. Vabandust korraks.
kui üleval on 240 000, siis all on kuni 300 000. Tähendab, üks on lühiajaline laen, see on see, vabandust, see on, võib-olla ma ei selgitanud nii korralikult, see 60 000 on siis see laen, millega nad tasuvad selle ehitusarve käibemaksu, järgmisel kuul deklareerivad, saavad tagasi, kannavad pangale tagasi. Kes on selle poolt, palun hääletame. Aarus. Poolt. Poolt. Kes on vastu? Hääletanud? 2. Otsus on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt. Aitäh, Luule. Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas. Leepti, palun. Tere kõigile. Kaubanduse tegemise korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas on siis uus eelnõu, mis asendab siis eelmist eelnõud, mis oli kehtestatud kaubandustegevuse seaduse alusel ja mis muutus kehtetuks selle aasta 1. maist. Ja need kaubandustegevuse nõuete korraldamine on lisatud nüüd siis kohaliku omavalitsuse korralduse seadusesse ja on volikogu pädevus. Muutunud oluliselt ei ole midagi, antud korraga reguleerime jätkuvalt siis tänava- ja turukaubanduse nõudeid ja kaubanduse korraldamist avalikul üritusel. Suhteliselt analoogne eelnõu kehtinud korraga. Kas kellelgi on küsimusi? Ma meeleldi vastaks. Nii, palun. On küsimusi? Ei ole küsimusi. Ei ole küsimusi, kõigil on. Küsimusi ei ole. Ma panen vastava määruse hääletusele kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Alutaguse vallas. Kes on selle poolt? Palun väga märku anda. Nõus. Nõus. Vastu ei hääletanud, ei ole. Järgmine päevakorrapunkt. On Alutaguse valla volikogu 24. mai 2018. aasta määrus number 51. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Alutaguse vallas muutmine. Räägin siit samast. Jah, räägin. Tegelikult see määruse eelnõu on seotud just nimelt selle eelmise ettekandega, kus on ära märgitud see, et kaubandustegevuse seadus 1. maist selles praegu volikogu määruses on just nimelt sellele, et avaliku ürituse nõuded kehtestatakse kaubandustegevuse seadusega, aga kuna see seadus muutus kehtetuks, siis me praegu teeme viite just nimelt sellele kaubandustegevuse korralduse määrusele, nüüd volikogu poolt sai vastu võetud. Selles määruses. Küsimusi? Ei ole, siis panen muutuste määrus hääletusele, selle poolt, ümmerkonda.
Andrus. Poolt. Kaie. Poolt. Nii, kõik on poolt. Aitäh. Järgmine päevakorra on Alutaguse vallavolikogu 28. mai 2020. aasta määrus number 131. Muutmine. Ja palun. Siin on üks selline määrus eelnõu, mis tuleb nüüd viia kooskõlla õigusaktidega ja siin on tegemist nimelt sellega, et Alutaguse valla supelrandade kasutamise korras oli märgitud, et ujumiskohale lähemal kui 25 meetrit ei tohi ujuvsõidukitega liikuda. Aga Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi määrus annab mõista, et tegelikult see peab olema 100 meetrit, mitte 25 meetrit. Nii et siin on ka tegemist praegu sellega, et kehtiv määrus viia kooskõlla faktidega. Siin seletuskirjas on mul ära toodud ka sellest Majandus-Kommunikatsiooni määrusest tulenevad nõuded ja selle kohta ma praegu vaatame ja oleme. Siin on küsimus. On teil küsimusi? Mõtlen seda, et eelmine kord me sama komisjonis rääkisime ka sellest Isleri sellest reaalsest, kuidas ta nimetatakse, paadisillast, mis tal on seal, eks ole. Ja kas ta nüüd peab 80 meetrit pikemaks tegema selle? No see paadisild, ma ei oska selle kohta nüüd öelda, aga mõjusnaga siin tuleb tõenäoliselt jälgida või ka samamoodi, kui tekib selline situatsioon, et kas Kauksi rannas või Alaja rannas hakatakse lähemal kui 100 meetrit siis liikuma sellele ujumise alale. Et siis tuleb selle koha pealt ja midagi ette võtta. Kõige parem moodus on selle jaoks ikkagi Poidiga suplusakvatoorium ära piirata, kus on niinimetatud avalikud rannad. Siis tuleb rannad ikkagi seda paadi omaniku vastutusel. Tulla ligemale. Sel juhul on akvatoorium ära piiratud ja ta ei tohi sinna akvatooriumi nii või naa sisse. Aga siis muu pool, seal ju vastutab paadijuht selle eest. Et kas nüüd eraettevõtja teeb selle sildumise pikema või teeb selle koridori sinna määruses, seda ei ole minu arusaamise järgi küll kuskilt otseselt määratletud. Mul on küsimus, kuidas moodi ja kes hakkab tagama? Vahet ei ole 25 või 100 meetrit. Tuuter tuleb otse kaldasse. No ja mis siis? See on organid peavad tagama selle ja seda meie määrusega ei saa kuidagi tagama kedagi panna. Niisugused organid, sest meie organid on praegu Peipsi peal, me oleme Lõunaprefektuur. Ehk need organid peaksid füüsiliselt tulema Mustvee kordonist. Tähendab mitte kunagi, ütleme see ausalt. No veeliiklust kontrollib piirivalve. Jaa, aga ta tulebki Mustvee kordonist, ehk meie valda ta lihtsalt ei jõua. No ja, mind on 5 korrast 3 kontrollitud. No. Nii et ma ütleks, et järvel on kontrolli küll. Mina võin kinnitada, järvel on kontroll. Skuutritele? Jah. Nii, et seda me reguleerida saab. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Määruse
Korguse valla suplusrandade kasutamise ja hooldamise kord muutmine hääletusele. Kes on selle poolt, palun peaga märkma. Vastu ei hääletanud. Andrus? Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt väga loll seaduse määruse, et hääletan vastu. Olgu. Kaie? Poolt. Üks vastu. Nii, teeme 10 minutit vaheaja ja siis läheme edasi, et siis me 10 minutit on läbi ja asume järgmise päevapunkti juurde. Korteri omandi otsuse korras ja ma pean ütlema, et see päevapunkti nüüd me läheme avalikult edasi. Ja järgmine päevakorrapunkt on siis kinnistute müük enampakkumise teel. Võtame vanatee pagasust. Jah. Võtame vanatee kolm. Vanatee võtame, jah. Vabari külas vanatee 3 kinnistule on tulnud vallavalitsuse avaldus firmalt, kes sooviks seda maatükki endale ära vallalt osta. Et tal on eesmärk sinna maaküttesüsteemid rajada. Ja kuna vallavalitsus leiab, et otsest vajadust selle tükil ka ei ole, et siis on ettepaneku vallavara võõrandada, aga kuna siin ei ole avalikku huvi, siis võõrandamine läheb enampakkumiskorras, kui volikogu on nõus võõrandamisega hinnab, et siin on hind nüüd valla poolt ettepanek 1500 eurot. See nagu hind on volikogu otsustada, siin maatükil on hästi palju piiranguid ja kitsendusi. Siin on need teekaitsevööndid, seal oli kanalisatsioonitorustik, seal on sidekaaber, elektri, mis iganes liinid. Et hästi palju on seal kitsendusi. Et reaalselt seda maad saab kasutada oli väga, kas see oli 1/3 sellest maatükist. Nii, on küsimusi? On see eelnõu ka? Nii et kinnistu allhind siis saaks olema 1500 eurot. Tegi majanduskomisjoni tuli see ka. Tegime ettepaneku ju. Siis hind ju muutus seal. Majanduskomisjonis oli ettepanek, et panna 1 euro ruutmeeter. Vaatasime pärast veel natuke uuesti üle, et see kitsendused on nii suured seal, et võib-olla oli see üle pakutud, aga peaksime selle üle natukene võib-olla siin arutlema. Et see 1 euro oli meil esimese emotsiooni pealt, et kui ta oleks jah, ilma kitsenduseta maa, siis võib-olla oleks isegi mõistlik oli niimoodi panna. Kui ta müüdud ei saa, siis võib alati hinda langetada. Samas on see, et see läheb enam pakkumisele, eeldatavalt see tõuseb, aga pead anda ei saa. Mitu ruutmeetrit on ilma kitsenduseta? Üldpind oli seal 4200, kitsenduseta oli 1/3.
siis ei ole nagu väga... Seal on kindel plaan sellele maale, nagu ma aru sain. Milles küsimus? 1 euro ruutmeeter, see on ilma saadud. Priit teeb ettepaneku siis. Et ma ikkagi majanduskomisjonis arutasime seda, aga ikkagi nagu on ka ikkagi sellel seisukohal, et seda hinda mitte kergitada, sellepärast on esiteks on oksjon ja see ongi praegu nagu kinnisvara, kuskil 3200 eurot on ka praegu põllumaa hektari hind ja tegemist on ka selle kohaliku ettevõtjaga, tubli maksumaksja on ikkagi. Ja tööandja on hea, et tööjõumakse tuleb valda kordades rohkem, et siis ei ole mõtet nagu punnitada seal. Ei tunne küll, aga peaks tal raha olema, kui ta hästi läheb. Vastu pidi, ta maksabki palka korralikult ja valdsab. Ei, ma lihtsalt mõtlen ka lihtsalt praegu, et 1 euro ruutmeeter, see ei ole mitte mingisugune hind. Kui on olemas, siis ma ei tea, kui madalad me üldse nende maa hindadega lõpuks läheme siis. Ma korraks kommenteerin. Ja palun. See, kui läheb üles oksjoni keskkonda, see ei taga ju, et tema selle võidab. Mis summad tema on seal võimalik ka maksta, et seda võib osta kes iganes. Et temal jah on praegu plaan ja nii palju kui vallavalitsusel on teada oli see plaan, et ta tahab sinna neid maaküttesüsteeme panna. Aga see jah, et temal on avaldus, see ei taga, et ta ka selle oksjoni keskkonnas lõpuks ostab. Seda enam, siis tuleb veel rohkem sealt raha, nii et... Mul oleks üks ettepanek. Andrus, kuulame sind. Et mis iganes see hind on ta 1 euro, mis iganes toet on muidugi 1 eurot, aga osalustasu võiks olla nendel, kes seal osalevad oksjonil. Kui läheb üles osta.ee-s, seal ei ole sellist asja kui osalustasu. Aga siis tekib olukord, et igaüks võib seal säutsuda nii palju, kui tahab, et selleks, et tekiks nagu tõsine pakkujate ring, siis selleks võiks osalustasu olla. Seal ongi võimalus igal ühel 11 üle pakkuda, et osta.ee-s olnud ka oksjoneid, kus on meil 96 ja enam pakkumist tulnud ühele oksjonile. Hetkel me räägime, et me tahame osaliselt toetada oma ettevõtet ja siis samas on sedasi, et oksjonil võib ükskõik kes pakkuda. Ja, aga avaldus on tulnud meie valla ettevõttelt, aga kui see läheb üles nüüd enampakkumise korras, siis me ei taha, et tema võidab selle. Meil puudub praegu alus otsustuskorras see müüki panna, kuna meie vallavara valitsemise kord ei... Seal ei ole sellist avalikku huvi selle firmale, et me saaksime tal otsustuskorras müüa. Ma ei räägigi otsustuskorras, ma räägin sellest, et kas me peame selles osta ees tegema seda oksjoni. Vallavalitsus on ennem ka minu teada osta ees oksjoni korraldanud. Väga palju. Ja ega seal ei ole garantiid mitte kellelgi, et on see alghind 1500, seda enam ta saab sinna ülespoole läheb, sellepärast, et see on ka päris ruum keskkonnas, muidu ei lahmi. Ongi 2 eelnõu seda, siis 1 euro ja Oksjoni võtta minna. Jah, et see on väärtuslik muidugi ole. 2400. Ongi 2 seda hinnaga eelnõud ja siis enamus kuhu selles mõttes hääletakse. Kõigepealt hääletada see eelnõu ja siis ettepanek. Korraks veel tülitan, et kui ta läheb avalikule oksjonile ja sugugi ei ole kindel, et nagu see meie ettevõte selle saab, et miks me selle hinna siis ikkagi nii madala hoiame? Kui ta tõesti oleks nii, et okei, et me toetame oma ettevõtet ja läheme selle nagu miinimumhinnaga, aga kui ta läheb nii avalikule oksjonile, siis ei ole ju see euro-ruutmeeter sugugi nagu kõrge hind. No kahjuks kohalik omavalitsus ei saa ilma oksjoni. No ma saan sellest aru, jah, aga võib-olla mida kõrgem alghind, seda suurem tõenäosus on ka nagu sellel oma ettevõttel sellel oksjonil osaleda.
Täpselt sama välja, kui on ettevõtjal huvi, siis ta jälgib seda oksjoni käiku ja ta saab oksjoni viimasel minutil veel oma hinna korrigeerida sinna ja ongi lõppinud käe. Vabandust, kui on alghinnas küsimus, teeme konkreetsed ettepanekud ära ja hääletame läbi ja lähme edasi. Kas on ettepanek alghinda 1500 muuta? On ettepanek 1 euro ruutmeeter ehk siis 4828. Nii. On veel ettepanekuid? Ei ole. Nüüd ma teen niimoodi, et on ikkagi, et parandusettepanek kõigepealt hääletusele panna. Kes on selle poolt, et määrata alghinnaks 4828 eurot. Palun käega märk panna. 1. Kaie. Poolt. 2. Andrus. Poolt. Nii. Järelikult peame siis hääletama teisega läbi, see oli läbi. Kes on selle poolt, et siis vallavara võõrandada enampakkumised ees T3 ja määrata siis alghinnaks 1500, andke käega märku. 1, 2, 7, 8. Vastu. Hääletanud. 1, 2, 3. Margus hääletas vastu. Nagu enne olin poolt, siis nüüd on vastu. Samuti kui enne olin poolt, siis nüüd olen vastu. On teie häält. Nii, läheme nüüd teise jaksas eelnõu. Mul on üks märkus asja juurde, et enne ka endal ei plahvatanud, aga kui edaspidi tahetakse omasid toetada ja konkreetse infrastruktuuri alla panna, siis ma arvan, et neil vist rendile anda peaks olema õigus maad sihtotstarbeliselt. Et siis pigem minna nagu rendile andmise teed, kui tahta nagu toetada mingit konkreetset asja. Siis ei teki seda ohtu, et keegi maa ülesostja lihtsalt selle asja kokku ostab ja pärast sellele samale ettevõtjale tõenäoliselt müüakse see 3-kordse hinnaga maha. Neid paraku tuulu on. Nii. Järgmine otsus eelnõu on meil vallavara võõrandamine enampakkumise korras Künka 2 viisakvalvetus. Ka siin on saanud vallavalitsus avalduse, kus on 2 maal osta. Täpselt samuti vallavalitsus oli seisukorral, et võõrandada siis vallavara enampakkumise korras ja määrata kinnistu alghinnaks 6200 euro ruutmeeter. See on nüüd see eelnõu, mis oli majanduskomisjonis päris pikalt arutelul ja selle kinnistuga on selline lugu, et see on omandatud circa 5 aastat tagasi riigi käest ja selle nüüd võõrandaksime siis 65% hüvitama riigile. Aga
2016. aastal on ka jõustunud seadus, mis siis nõuab ministri luba kohaliku omavalitsuse üksus või munitsipaalomandisse antud hoonestamata sotsiaalmaa sihtotstarbelt muuta nimetatud maad võõrandada või kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormata 10 aasta jooksul arvates maa andmisest üksnes valdkonna eest vastutava ministri loal. Ja see siis lähebki selle alla. Et luba antakse siis kohaliku omavalitsuse motiveeritud taotluse alusel, luba ei ole vaja taotleda, kui maa võõrandatakse või antakse kasutusvaldusse riigile või koormatakse hoonestusõigusega riigi kasuks. Nii et kui nüüd seadust lugeda, siis põhimõtteliselt valitsus ei tohikski seda maatükki nagu muutu panna. Oli ka seal muid asju, et seal on 1600 ruutmeetril oli siis rendileping Iisaku keelkonnamuuseumiga peale ja kinnistule on siis Iisaku ajast lõpuni ehitamata juurdepääsu tee. Ja komisjoni seisukoht oli, et võtta siis see otsuse eelnõu lükata tagasi ja mitte hääletada selle poolt. Kas te olete sellega nõus? Siis anname käega märku. Vastu? Ei ole. Andrus? Lükata tagasi. Kaie? Sama. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on Alajõe küla Kanarmiku 10 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine. Liina. Ja olen siin. On mind kuulda. Tegemist on siis Alajõe vallavolikogu poolt kehtestatud detailplaneeringuga, mis tänaseks on kruntideks jagatud. Ta on peamiselt kõik krundid on hoonestatud, aga selle detailplaneeringuga määratud hoonestustingimused erinevad üldplaneeringuga kehtestatud hoonestustingimustest. Ja tegelikult täna tuleks, kui planeering kehtib, tuleks seal lähtuda sellest detailplaneeringu tingimustest, aga inimeste enda soov on see detailplaneering kehtetuks tunnistada, et nad saaksid muuta krundil olevate hoonete arvu peamiselt. Ja sellest tulenevalt ongi esitatud eelnõu, et planeering kehtetuks tunnistada. Küsimusi? Kas nad soovivad seda arvu suurendada või? Seal on niimoodi, et detailplaneeringuga on lubatud ehitada 2 hoonet ja on antud ette maksimaalne ehitusalune pind, siis üldplaneering ei reguleeri hoonete arvu, aga see maksimaalne ehitusalune pind või krundi täisehistuspind on üldplaneeringu kohaselt väiksem kui detailplaneeringuga lubatud. Ehk siis nad võivad pindalaliselt nagu vähem ehitada, aga hoonete poolest rohkem ja seal tegelikult on juba hoonestatud neid rohkem varasemalt. On veel küsimusi? Kui ei ole, siis panen otsuse Alajõe küla Kanarmiku 10 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine hääletada. Kes on selle poolt, palun väga. Vastu. Hääletanud. Andrus. Poolt. Poolt. Aitäh. Järgmine on Kauksi küla Tamme kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine. Liina, palun. Tegemist on Iisaku vallavolikogu poolt kehtestatud detailplaneeringuga, kus hoonestusalad kruntidel olid moodustatud või määratud niimoodi, et hooned olid ette nähtud ehitada krundi keskel olevale
üsna väikselt määratud hoonestusalale. Täna on siis maaomanike soov, et nad saaksid krundi piires siis hoonete asukohtasid hajutada ja sellepärast on tehtud ettepanek tunnistada hoonestusalade osas detailplaneering kehtetuks. Ja kuna seal detailplaneeringuga oli keelatud ka välisviimistluses kasutada ümarpalki, siis see tingimus on samuti tehtud ettepanek tunnistada kehtetuks. Seal lähiümbruses on kehtestatud tedretee ja teemanditee osas detailplaneeringud, kus on lubatud palk välisviimistluses, et ta ei, nagu iseenesest ei häiri seal piirkonnas. Ja krundid on kõik täna on erinevate omanike vahel jaotatud ja Tamme tee, mis ei ole seal välja ehitatud, kuulub samuti ühele eraomanikule ja tee ehitamise kohustus on nendel tee omanikul siis. Ja eelnõu esitasime arvamuse avaldamiseks kõikidele maaomanikele ja piirinaabritele ja 2 maaomanikku esitasid omapoolsed arvamused selle eelnõu osas ja nad viitasid probleemile, et neil ei ole praegu olnud võimalik välja ehitada elektrivarustust ja ei ole ehitatud ka välja teed. Ja siis selle tingimuse osas ma täiendasin eelnõud, et tee ehitamine on siis ehitusloa saamise eeltingimus, et juurdepääs kõikidele kruntidele peab olema tagatud. Ja kuna tee on eraomandis, siis selle väljaehitamise kohustust ei kaasne vallale. Aitäh. On teil küsimusi täiendavaid? Tuged kõik on selge. Ma küsin, et sa peaks ju seda asja mäletama, et miks see keeld sellele palgile seal peal oli? See on täiesti müstika, ma ei tea. Paljudele tehti need keelud, projekteerijad tegid. Nii. Panen otsuse eelnõu hääletusele Kauksi-Küla Tamme kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Vastu. Hääletanud. Andrus. Poolt. Kaie. Poolt. Nii, aitäh, Liina. Osalemine liikmena mittetulundusühingus Eesti Tantsuhuviliste Liit. Palun. Hea volikogu, et meie kunstide kool soovib osaleda Eesti Tantsuhariduse Liidus, kuna see annab lisavõimalusi kindlasti ennast arendada rahvusvaheliselt, rohkem koostööd teha. Ja ma arvan, et see on selline hea võimalus meil ka teistega koostööd teha ja teistega siis areneda ja mõttega, et aastamaks on 50 €, et see raha on ka selline, selline tõsine summa. Et sellepärast me teeme ettepaneku ja oleme siis seda võimalust seal siis osaleda. Mul on selline lihtsalt küsimus, et vald peab sellepärast olema selle liidu liige, kuna kunstikool ei ole eraldi. Ta on jah, selles mõttes, et ta on ju meie lihtsalt allasutusena, et ja meie pärast volitame siis kunstide kooli konkreetsed inimesed ja esindama siis lihtsalt sinna, kes siis lähevad. Selge, on veel küsimusi? Mis panen otsus? Hääletusele osalemine liikmene mittetulundusühingu Eesti Tantsuhariduse Liit. Kes on selle poolt, palun läbi. Andrus. Nõus. Kaie. Poolt. Aitäh teile. Kuna Kalle ei saanud tulla töö tõttu täna volikokku, siis selle lepingu sõlmimine konsultatsiooniteenuse saamiseks
MTÜ-ga Kohtla-Nõmme eraalgatus. Seal on siis Tarmo Kütt on selle taga. Me arutasime seda küsimust ka eelarve majanduskomisjonis ja Aivar Talistu tegi ettepaneku, et võib-olla siin MTÜ-ga lepingut siis mitte sõlmida, aga sõlmida siis hoopis käsutusleping otse Tarmo Kütiga, et oleks siis asjasse puutuv isik otseselt nagu lepingupartner, et ei oleks mingisuguse MTÜ-ga, mis siis, millel ei ole siis sellist, kuidas ütleme, konsultatsiooniteenuse märki juures. Ma võtsin ühendust ka Tarmo Kütiga ja põhimõtteliselt tema ei olnud selle vastu ka mitte midagi. Ja kuna selle kohta peab olema otsus, nagu eelmine kord oli, siis on tehtud ka otsuse eelnõu. On küsimus? Ära muuta sealt. Jah, see tuleks ära muuta, jah. See tähendaks muidugi tema registreerimist töötajate registris. Jah, aga ta oli sellega absoluutselt nõus. Raivo, küsimus on, millega on määratletud Tarmo Küti pädevus seda üldse teha? Tal jääb pädevust ülegi. Kus see kirjas on? Me teame seda pädevust. No, me teame, selle pärast maksame. Me teame. Ta on sisekontrolli juht olnud nii VKG-s, kui praegu on minu teada Sotsiaalametis. Sotsiaalkindlustusametis, jah. Sotsiaalkindlustusametis sisekontrolli juht. Või sisekontroll. Ja teid seda tööd väga pikalt. Ja kuna ta eelmine kord on, me oleme korra teda kasutanud ja eelarve majanduskomisjoni ei temaga väga rahule, siis palus ka remisjoni komisjoni esimees nii, veel on. Kui ületus panen otsuse tagasi, kes on teile poolt, palun källe. Vastu, jäletan. Angus. Aivari variandi poolt. Jah, äkki nii. Poolt. Poolt. Aisne. Sellega on meie põhipäevakord ammendatud. Nüüd on muude küsimuste all, informatsiooni all, Kairi natukene neid valgustab. Me oleme iga kord rääginud koroonast, küll võib-olla seekord on lausega. Ja päevakorral asjad. Nüüd on juba keeruline seda COVID-i seisukohta öelda, et tegelikult on meil 5 inimest, kes on meil kirjas, kes on COVID-i diagnoosiga ja hetkel ka mitte veel tunnistatud terveks. Et mõni nendest kindlasti on lihtsalt sissekirjutust omad meil, aga elukohaga ei ole meil. Et mõni inimene siis meil praegu on, kes on aktiivselt, aga ma arvan, et te olete suuresti ka võib-olla ise kursis, et vaktsineerimisega on siis meie asutused ja vallavalitsus aktiivselt ka tegelenud ja aidanud kaasa. Ja meil oli ka sotsiaal- ja haridus-kultuurikomisjonis teemaks korraks, et eks me võtame uuesti ette ka selle võimaluse, et pakkuda veel siis võib-olla vallavalitsuse algatusel ja eestvedamisel võimalust vaktsineerida meil koha peal, aga selleks me peame siis saama ka 50 inimest vähemalt oma
nimekirjadesse, et koha peale tundaks, alla 50 ei tule keegi koha peale. Meie pisikesed ettevõtted paraku nii suuri hulkasid inimesi ei oma tööl, nii et me oleme neid ka juba ühe korra kaasanud meie siis vaktsineerimisvõimalusse siin Mäetagusel, mis oli, et siis oleme neile otsepakkumisi teinud, nad võivad oma inimesi suunata meile ja oma pereliikmeid ka. Et praegu kindlasti siis proovime võib-olla leida, siis oli jutuks Siisakus võib-olla teha see järgmine siis vaktsineerimise algatus ja siis inimeste poole pöörduda, nende siis pakkuda võimalust pereliikmetele ja neile endile või uuesti kord lähemal siin ja võib-olla see kiirendab ka sellist mitte järjekordast registreerimist, mis me nüüd saame aru, et me inimesed, kes kõigil on ju õigus praegu vaktsineerida, aga paraku ta kipub olema vahel liiga pikk ja ootejärjekord. Aga siis tullakse kohale, mis oli ka positiivne selle Mäetagusel, kui nüüd siin ettevõtted, kes tulid ja nende lähedast ja meie enda allasutuste töötajatele vaktsineerimised tehti, siis ka pereliikmetest me nägime, et ka eakaid jõudis kohale selle vaktsineerimise käigus, et seega natukene võib-olla tõi ka kodust välja meie selliseid pereliikmeid, kes on selline võib-olla rohkem selline sihtrühm, kes vajaks ja mingitel põhjustel arvavad, et nad kas ei pea või nad siiski on eemal ja ei nakatu võib-olla nii palju. Aga olge siis ise ka selles mõttes meil abiks ja aktiivsed, et kui te teate, et on inimesed, kes vajaksid ja tõesti võib-olla julge või ükskõik mis põhjus on, et siis neid julgustada ja või siis ka ise kas või siis vaadata meile siis nende andmeid saata ja me siis edastame ja kutsume need vaktsineerijad meile uuesti kohale. Me anname ka teada, me paneme vallavalitsuse kindlasti info ja siis et jagame seda infot, et siis lihtsalt need, kes vaktsineerima tulevad, oskavad ka planeerida vaktsiinide koguseid ja asju. Et igal juhul, ma ütlen, et meie haridusasutused, ma olen seda enne ka korranud, tegelikult tublid, olnud hästi tublid. Kui algul oli nagu hirm ja nad vähem vaktsineerid, siis praktiliselt on nad kõik vähemalt 50% ja rohkem. Mõned on sellised, kus on ainult mõni üksik töötaja vaktsineerimata ja nüüd on ka tegelikult ikkagi vähaaval ka nende lisavaktsineerimisvõimalustega on neid juurde ikkagi tulnud ka nendest asutustest ja tegelikult hoolekeskus on meil eriliselt tubli, tema on suutnud oma töötajaid tegelikult niimoodi motiveerida, et seal on väga üksikud, kes tegelikult erineval põhjusel, kas siis tervisest tulenevalt või muu põhjusega ei ole vaktsineerinud ja elanikud ka seal on vaktsineeritud. Et selles mõttes ma arvan, et me Ida-Virumaa mõistes olema ka järjekordselt ka selle vaktsineerimisega tegelikult tublimad kui nii mõnedki suuremad, kellel on võib-olla võimalus palju rohkem vaktsineerida ja inimestel liikumine järjekordadesse panek on ka natukene kindlasti lihtsam. Aga igal juhul siin enne sellest ventilatsioonide sellest teemast ka teile infoks, et siiski meil on kaardistatud selles mõttes haridusasutustes kõikides ventilatsioonisüsteemide olukorrad ja seda me oleme ka ministeeriumisse saatnud. Ministeerium saab siis ka kaaluda kindlasti, et kas on edaspidi mingid suuremaid toetusmeetmeid tulemas, kuigi selles mõttes meil on nad ikkagi regulaarse puhastuse ja kontrolli ja hooldused meie ventilatsioonisüsteemid kõikides haridusasutustes. Ja ostsime nüüd kõikidesse haridusasutustesse katsetuseks need CO2 mõõtjad, sest tegelikult meie klassikomplektid on ju tegelikult siiski väiksed. Iisakus on üks töös olnud ka juba ennem, ilma selleta, et me nüüd juurde võtsime ja nad on ka meile tagasisidet andnud, et tegelikult ei ole nad näinud seda tõusu mitte kordagi klassis, et see on olnud hoopis mingi muu situatsioon, kui see on andnud, et on tõesti üle see CO2 number, mis tohiks olla. Aga ikkagi võtsime igale poole, et kõik saaksid selle kogemuse ja ei ole mõtet kohe algul jälle suuri koguseid osta, nagu me oleme ostnud vahel mingeid muid kindaid, puhastusvahendeid, kõike ja siis me nüüd saame aru, kuidas me tegelikult neid siis niimoodi. Meile saadeti näitena suur hulk koolidele ühekordseid teste, aga kes neid teeb?
ei oska keegi öelda, sest nad on täpselt sellised hästi keerulised testid, mis sa võtad ninast, täpselt samuti meil, kes me kõik oleme käinud testidelt ja teate, kuidas tegelikult seda võetakse, kes võtab selle vastutuse ja meil vallas küll ei ole sellist ühtegi ametnikku, kes oskaks ja julgeks võtta teisel ninast testi selleks, et me peaksime testima neid töötajad, kes ei ole vaktsineeritud regulaarselt mingisugune kord 2 nädalas või siis, kui on ka mingisugune selline olukord olnud, et need seisavad koolid ei julge ka ühtegi kasti, kõik teavad, et meil on nüüd olemus, aga nad neid sellisel viisil ei kasuta. Siis ongi see küsimus alati, et miks me teeme nagu selliseid reaalselt nagu selliseid viisil ei toimi, mida nagu oodatakse. Et selles mõttes öeldakse ikka, et hakki torma, et me võtsime need katsetuseks, proovime nad ära, kuidas nad toimivad ka praegu juba on, nagu öeldi, et nad on kohe nii, et me saame ka mingis väiksemas hulgas juba katsetada ja alati saab juurde osta. Kunagi ole nii, et pärast ei saa osta. Et praegu on hinnad kindlasti jälle lakke löödud. Soove küsimusi on mingeid kiireid küsimusi siis palun. Minul on. Et seoses selle vaktsineerimisega, et kas selleks, et nagu koha peale vaktsineerima registreerida, peaks olema ikkagi selle omavalitsuse elanik või ta võib lihtsalt, ma ei tea, töö kaudu olla seotud selle omavalitsusega? Tegelikult on niimoodi, et me oleme praegu lubanud kõikidel, kes on ikkagi seotud, isegi viimast korda käis meil, oligi algatus see, et tegelikult ei olnud ainult töötajad meil, vaid ka töötajate lähedased. Meile sõitsid lausa kohale töötajate lapsed. Teistest oli ta siis õppis Tartus, Tallinnas või kusagil mujal. Olid nad kusagil tööl, aga kui ta oli selle pereliige või siit töötav inimene. Ka praegu allasutuse inimesed ei ole ju kõik registreeritud meie omavalitsustes, aga kui nad siin ikkagi tegutsevad, siis me andsime võimaluse. Ja mis on ka õige tegelikult, et kõik said siin siis ikkagi vaktsineerida, kes tahtsid, sest meil ei olnud sellist piirangut, et meil ei jätkunud seda vaktsiini ja seda vastupidi oli see, et meil Kalle kutsusime ekstra välja, et kuna Kalle kahtles selle peale, et tal oli põdenud, et tal oli üks vaktsiin, aga me andsin ka märku, et kuule, et kui soovid, siis tule välja, et on võimalik teha siiski ka praegu. Et saab teistele ka. Aga kus, vaata mul praegu tekkis see küsimus, et kus need inimesed, kes nüüd käisid seal niinimetatud massvaktsineerimas, kus nad oma teise doosi saavad siis? Nemad saavad praegu siin kõik. Need, kes said, neile öeldi ka kohe, et 10. juuni on nendel siin samas Mäetagusel samas kohal ja see, kui on suurem, kui keegi käib, meil on niimoodi, et mõni on küsinud praegu, et kas ma võin liituda, kui tema nüüd liitub näiteks Mäetagusele 10. siis vaktsineerijad ütles, nad võtavad, aga tema peaks järgmine kord minema nüüd teist vaktsiini saama. Muidugi talle öeldakse kuupäeva, peaks kindlasti minema Jõhvi. Kui me teeme näiteks Iisakus nüüd järgmise vaktsineerimise, siis 2 korda käiakse seal koha peal tegemas. Et siis, kui keegi jälle liitub teise korraga, siis see üks doos tuleb tal saada kusagil mujal. Mõned saavad ka ühe doosi, et see on ka ikkagi julgustus, et kui nüüd läbi põetud, et siis siin oli ka meil tegelikult oli 5-6 inimest sellist, kes said ainult ühe doosi. Ja järgmine kord nad ei pea tegema, sest nad on põdenud. Jah, lisaks. Aga aitäh sulle. Enne kui ära lõpetan, siis järgmine istung on meil Kauksi rannahoones 29. juunil ja see on teisipäevane päev. See ei ole traditsiooniline. Teisipäevane päev 29. juunil. 29. Jah. Kell 15.00. 29. Keskpäev. Kes soovib päevitama varem tulla või hommikul? Istung on lõppenud.